eriti tormisest kohast. Olen ühes oma lemmikkohas Pakri poolsaarel ja sellise võimsa Paekivi platoo peal. Kindlasti olete siin käinud, aga eriti ma tahaks rõhutada seda, et selle koha muudab eriliseks see, kui on väga sellised äärmuslikud tingimused. Täna ei ole küll siin mingisugust tornaadot, aga sellegipoolest aine on võimas ja see selline tunne on mingis mõttes väga surelik, ütleme niimoodi. Ja mul on nii mõndagi põnevat teile näidata. Alates sellest, et siin gravitatsioon töötab teistpidi ja vesi voolab mitte alla, vaid ülesse taeva poole. Aga sellest juba õige pea. Tulin pildistama põhiliselt, sest nagu näha, kalapüügi ilmaks on natukene seda kõike liiga palju. Ja ma usun, et siit saab päris ägedaid vaateid ka inimesele, kes täna võib-olla istub arvuti taga, aga mõtleb, et tahaks kunagi mõnes uues kohas mingite uute tingimuste saatel käia. Nüüd vaatame, mis siit saama hakkab. Näitan. Sellised pangad on siin. Väga võimas. Ja alati, kui ma käin sellises kohas, siis siin see tuul puhub kuidagi vastu panka ja siit panga pealt ülesse, siis tundub, et kajakad väga naudivad seda. Ja ilmselt need on ühed vähesed korrad, kus ma ise tunnen, et ma tahaks ise see kajakas olla. Ja siin niimoodi tuule hoovuste käes lennelda. Nii, et isegi pildistada ei saa normaalselt, sellepärast, et nagu kaamera ette panen, siis see tuul, mis puhub, see lükkab silmad niimoodi vett täis, et lihtsalt ei saa normaalselt pildistada. Tuleb lihtsalt pimesi nuppu vajutada ja usaldada sisetunnet. Väga äge. Just selliseid momente tasub otsida. Näitan siit ka natuke seda pilti. See on ikka uskumatu. Astun siia gravitatsiooni eirava väikse joa juurde ja vihma sajab. Ja tegelikult lähedalt vaadates seda välja näeb niimoodi. Natukene puhtavaks ekraani. Et ta voolab siit alla ja tuul puhub ta alt mööda seina kohe uuesti ülesse. Väga äge. Selline efekt tekib. Täiesti uskumatu. Nagu purskkaev. Muidugi mul on nii, et ma võin varsti juba autosse kuivama minna. Täiesti ebareaalne ikka, mis siin toimub. Võimas, sellised äärmuslikud ilmaslikud tingimused annavad täiesti uue vaate elule. Sain sellest esimesest eufooriast üle. Vahel on väga raske ennast kontrollida sellistel momentidel. Ja ma arvan, et see ongi selliste äärmuslike ilmastikutingimuste väärtus. Et kuna nad on niivõrd eristuvad sellest ülejäänud foonist, siis tegelikult nad tekitavad sellise hästi tugeva kontakti selle nii-öelda oleviku situatsiooniga.
kõikide meeltega selles konkreetses hetkes ja mitte kuskil mujal. Ja millegipärast see kohalolu tunne on kuidagi kosmiline ja ilmselt see on ka üks põhjus, miks nii paljud inimesed seda taga ajavad. Irooniline on asja juures see, et meie elu tehakse nii palju mugavamaks ja me muutume nii palju tuimemaks, et tegelikult me igapäevaselt justkui teeks kõigi selleks, et mitte nii-öelda olevikus olla, et mitte kogeda neid äärmuslikke tingimusi, et olla kodus, vaadata telekat, elada oma mugavat elu ja siis anda poli mõtetele, mis on seotud eilsega või homsega, aga mitte kogeda seda, mis hetkel parasjagu toimub. Ja ma arvan, et see on üks õppetund, mis loodusest kaasa võtta. Kus saad ise aru, kuidas mingid hetked muudavad sind palju õnnelikumaks, siis sealt edasi sa peaksidki otsima neid samasuguseid äratundmisi ka mujalt elust. Mitte ainult sellest ühest konkreetsest sügispäevast, kus valmisid panga peal. Nii et ma kindlasti ise töötan endaga selles osas, et neid momente oleks rohkem. Nüüd loodan minna siit panga pealt alla ka. Kui tavaliselt on siin all selline korralik maariba, kus peal kõndida, siis täna on see asi peaaegu olematu. Meri on nii kõrge, et ega seal väga palju liikumist ei olegi. Aga ma arvan, et õnneks on mul õige varustus jalas, nii et saan hakkama. Nagu naksti olen leidnud ennast pankranniku alt. Ja mul on väga hea meel, et mul on kahlamispüksid jalas. Muidu oleks lihtsalt keeruline sellistes kohtades käia. Ja suviti saab siin täitsa niisama kuiva jalaga käia. Aga sügisel läheb vesi kõrgeks. Natuke ajalugu ka. Et siin saab siis lehekülje haaval lapata. Võtad ainult raamatukogust uue lehe ja ilmselt geoloogid oskavad kohe öelda, mis ajastust on jutt ja mis elu siis elati siin planeedil. Kurat, see kukub küll pähe raisk. No siin on üks selline lahmakas mingi hetk alla kukkunud. Eks seda kukub sealt veel. Ajahambad on nürid, aga järjepidevad. Isegi kajakad naudivad siin ikka sajaga. Siin panga all on täiesti viisakas ilm, ma ütleks. Päike on täitsa soe, tuult ei ole väga palju ja tegelikult täiesti saab siin ikkagi kõndida. Mõni üksik koht oli, kus vesi oli täiesti vastu pankrannikut. Aga siin on ikkagi näha
et täiesti mingi lõigu ulatuses saab kõndida. Ja ma üritan nüüd leida seda sama väikest ajutist juga, mis siis tuulesunnil praegusel juhul ülespoole voolab, mitte alla. Aga kas see mul ka õnnestub? See selgub varsti. Sest mul tundub, et varsti tuleb ka tegelikult otsustav koht, kust ma enam ei pääse edasi. Seal on juba suur laine täitsa vastu panga seina ja isegi oma kahlamispükstega ma ei hakka sinna trügima. Aga see purskkaevu ma tahaks küll üles leida. No proovime kuidagi läbi saada siit. Oleks Vaikses ookeanis, oleks laine mind ammu juba merre ära tõmmanud. Õnneks on tegemist Läänemerega, nii et saame hakkama. Ja leidsingi ülesse. Osa vett jõuab siiski ikkagi alla ka, aga siit läbi okste on võib-olla natuke näha, kuidas ta seal veiderdab. Väga keerulised tingimused mingis mõttes, et täitsa huvitab, et kas ma pääsen kuidagi ligi sinna ja äkki mul õnnestub see püüda ka nii-öelda foto peale. Ja lisaks sellele joale on siis ka näha, et kui ilusaks päikese käes pankranniku sein siin muutub. Võib täitsa lolliks pildistada, võib nii öelda. Vahel tuleb igasugust lollustega tegeleda. Käia näiteks sellistes kohtades, mis ei ole eriti turvalised. Seda ärge kindlasti järgi tehke. Igast jama sajab alla. Lained. Ega see ei olegi terve mõistuslikele mõeldud. Ja naised teavad, et elu nõuab ohvreid. Keegi on isegi trepi ja mulle siia valmis teinud. Ossa kurat, kui äge. Ühe tipu proovin veel ära vallutada. Mul tundub, et siit edasi läheb juba see asi üle pea. Tegelikult see asi on ammust juba üle mõistuse piiri, aga proovime hakkama saada, noh. Mäsu, et lööb kummuli siia samasse. Vanematele ei tohiks sellist videot näidata. Nii. Sain natuke ohutuma koha peale. Kaamera saab korralikult patti ikka.
loodan, et seda lõpuks välja ei pea vahetama. Aga seal on meeletu selline mäsu. Sealt tahaks mõne kaadri saada ja siis ma olen nõus rahuliku südamega koju minema. Täitsa mõnus värk. Lained mingid kõige väiksemad ei ole. Väike ülevaade, et mis tingimustes ma pildistama pean. Laine on selline, et vahepeal mul tuleb hirm nahka. Ja isegi fotokas ei ole esimene asi, mille pärast ma muretsen. Täitsa hull värk ikka. Hullumeelsed lained. Veel üks kena näide. Ossa kurat küll. Kui minuga midagi juhtub, siis ma loodan, et keegi leiab selle GoPro mingi 3 aastat hiljem. Viskasin fotokaamera eemale, sest see lihtsalt sai liiga märjaks. Ja tulen vaatan natuke lähemalt, mis siin toimub. Ja tundub, et meri on siia uristanud sellise väikse hoopalge. Ja kui see võimas laine sinna sisse lööb, see on terve maavalge. Kahjuks ma ei saanud väga häid kaadreid täna, lihtsalt väga raske on tehniliselt seda kaamerat kuidagi õigesti siia sättida. Aga kogemuse mõttes on siin väga võimas. Ma isegi arvan, et ma ei suuda seda tänast vlogi sümboolselt lõpetada, sellepärast, et mul saab enne lihtsalt aku tühjaks. Aga selliste hetkede nimel tasub elada. Jälle mina endiselt olen ellu jäänud. Vaade on täiesti super. Laine on veel hullem. Ma ei ole veel kindel, kuidas ma siit üldse tagasi saan. Aga üks on selge, et siin mälukaardi peal on vähemalt sellised mälupildid, et mida ma kunagi saan tagantvaates nagu arvutist järgi vaadata ja meenutada seda möllu siin lainete sees. Ega ma ei tea ka, kaamera on võib-olla ka omadega õhtul korralikult lainet saanud. Täitsa hull õhtu. Aga selliste hetkede nimel tasub elada.